käis siin ka, vaatame nüüd, Jasmiško tõrjub esimese ette. Terve pall sinna Barkovi suunas. Paremale äärele vajunud või langenud. Teeb selle Armanovil ära, läheb ka kasti välja. Hästi üksi ja läheb löögile ja lööb selle palli väravast. Dmitri Barkov 20. minutil Narva Trans on seda kohtumist asunud 1-0 juhtima ja kui lihtsalt see tuli sealt. Kui lihtsalt! Barkov võtab paremale äärel palli, teeb niks-naks Romanovil ära, purjetab kasti välja ja suhteliselt terava nurga alt tuleb see peale löök ja 1-0 on mänguseis Narva Transi kasuks. No seda tahaks nüüd küll korduvast näha, kuidas see Barkov nii lihtsalt sealt läbi tulla sai ja löök. Ilmselt on lõppemas, aga Levadial veel viimased rünnakud. Tuleb siit löök ja tuleb üle värava napilt. Vaikselt hõljuma panna, vaid on vaja see pall otse värav peale kütta, et sealt mingit ohtu tuleks. Just nii nagu Tarmo King praegu teeb ja ei ole üldse palju puudu, et see pall oleks miks ei ole seda palli piisavalt hästi sinna ette suudetud toimetada. Nüüd Teever jätkab saagi peale, kas Miško jõuab enne selle pallini. Fischer manitseb Tambergi kiiremini seda mängu alustama. Vaatame nüüd, kas jõuab Mihhailov pallini. Jõuab ja nüüd jah, mingisugune pool käärlöök sealt tuli, aga tuleb natuke edasi ja tuleb sealt pikk pall. Ei jää Levadial midagi muud üle, kui neid pikki palle sinna panna. Ja nüüd saab ka päris hästi Kaimar Saag löögile ja seekord on suhteliselt kindel. Hästi jätkab ja Tamberg ei ole suluseisus. Kilikevitš jätkas tal hästi ja Tamberg läheb ka ise löögile ja FC Flora vastu võõrsil. Võit siis seekord küll natuke vähem dramaatiliselt ja siit tulebki see lõpuvõile. Narva Trans on selle kohtumise 1-0 võitnud, nii et